Ja suur tänu. Algatuseks olgu öeldud, et põhimõtteliselt on tänuväärne, et see teema on siin saalis tõstatatud, sellepärast et tegu on äärmiselt tõsise probleemiga, mis on saanud probleemi tõsidust silmas pidades kaugelt liiga vähe tähelepanu. Nii et iga püüdlus sellele tähelepanu juhtida on toetusväärne. Rahvastikukriis on ju tõepoolest vaieldamatult äärmiselt tõsine. Seis on väga sünge, nagu siin nägime ka esimeses ettekandes esile toodud numbritest. Pidevalt näeme uusi uudiseid selle kohta, kuidas sündide arv on saavutanud rekordmadala taseme ja kuidas ka sündimusnäitajad saavutavad üha uuesti ja uuesti rekordmadalaid tasemeid. Sündide arv teatavasti on kukkunud juba alla või kukub sel aastal alla 9000 piiri ja sündimuskordaja on kukkunud 1,18-le, mis on juba üsna lähedal sellele piirile, kus me võime öelda, et see on 2 korda madalam kui rahvastiku taastootmiseks tarvis. Suure tõenäosusega sel aastal ta allapoole seda 50% piiri juba langebki. Nii et ei ole ilmselt liialdus öelda, et seis on katastroofiline. Ja tekib küsimus, kellele me üleüldse seda riiki ja maad siis säilitame, ka kõik võimalikke muid kulutusi tehes, ennekõike kaitsekulutusi tehes, kui meie enda rahvas, keel ja kultuur hääbuvad. Nüüd põhiseadus sätestab mitmed väga olulised põhimõtted ja ideaalid, mis on paraku kas täiesti ära unustatud või selles mõttes jäetud ilma kohase tähelepanuta. Me teame, et põhiseadus paragrahvis 27 ütleb, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Perekonda tuleks käsitleda rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena alusinstitutsioonina. Ometi me teame ju kõik, et seda tegelikult ei tehta. Perekonnale ei pöörata kaugeltki sellist tähelepanu, nagu ta vääriks, tulenevalt asjaolust, et just perekonnale tuginedes on rahval lootust püsima jääda. Ja samamoodi on ära unustatud põhiseaduse paragrahvis 28 lõige 4 sätestatud printsiip, et paljulapselised perekonnad on riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. Me ei näe juba mitmeid aastaid mitte mingisugust sellist poliitikat, millest nähtuks, et nendest ideaalidest juhindutaks. Vastupidi, reaalsus on ju see, et meil on valitsus, mis mitte ainult ei juhindu nendest ideaalidest, vaid mis töötab nendele otseselt vastu. Ja kogu lugupidamise juures tuleb öelda, et ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond ise on olnud osaks sellest valitsusest, mis on viinud ellu perekonnavaenulikku programmi. Terviklikku ülevaadet ma ei jõua siin praegusel hetkel anda, aga meenutame natukene. Kohe peale ametisse asumist uue valitsuskoalitsiooni poolt asuti siis väärastama abielu tähendust. See oli üks esimese asju, mis te ette võtsite. Kirjutasite ümber selle, mida põhimõtteliselt üleüldse Eestis peetakse abieluks. See on väga selge rünnak abielu ja perekonna ideaalide vastu, sellepärast, et see uus kontseptsioon ei ole kooskõlas inimloomusega ega sellega, mida siis perekond ja abielu endast inimloomusest tulenevalt üleüldse tähendavad. Samuti kohe ühe esimese asjana te läksite paljulapseliste perekondade toetuste kallale. Just eelmises Riigikogu koosseisus sai neid toetusi tõstetud. Teie ühe esimese asjana langetasite paljulapseliste perekondade toetust. Edasi kaotasite ära tulumaksuvabastuse abikaasa ja laste pealt. Väga tõsine hoop perekondadele ja nende majanduslikule heaolule. Kaldusite kõrvale sellest printsiibist, et tegelikult peaks perekonda käsitlema majandusüksusena ja arvestama ka abikaasat ja lapsi siis tulumaksuvabastust väärivate subjektidena. Edasi piirasite emade ravikindlustust, koduste emade ravikindlustust, mis on järjekordne samm vales suunas. Toetasite maksutõususid, kaasa arvatud käibemaksutõusu, mida te nüüd nii kangesti üritate tagasi pöörata siin toiduainete käibemaksu langetamise näol. Toetasite ka tulumaksutõusu, eks? Ja olete olnud vastu pornograafia kättesaadavuse piiramisele lastele. Ja see on väga oluline samm, mida te ei toetanud. Samamoodi toetasite automaksu kehtestamist sellisel viisil, mis tabas eriti valusalt perekondi, paljulapselisi perekondi. Ja nimekirja võiks jätkata. Palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaaega, palun. Nii et meil on selgelt perekonna vaenulik valitsus ja sotsid ei ole sellest vastutusest kaugeltki vabastatud. Nüüd edasi.
Minu hinnangul peaksime väga tõsiselt mõtlema selle peale, kuhu me panused paneme ühiskonnana. Reaalsus on see, et me elame juba pikemat aega selgelt üle oma võimete, kulutame rohkem, kui meil on ressursse ja oleme ka prioriteedid asetanud täiesti valesti. Me panustame tohutult palju niinimetatud rohepöördesse, panustame väga palju Rail Balticu väljaehitamisse ja kõige rohkem panustame sõjandusse. Aga ei ole mitte mingit võrreldavatki pingutust näha selleks, et parandada demograafilist olukorda, ennekõike seonduvalt siis sündimusega, luua eeldusi selleks, et sündimus võiks Eestis oluliselt tõusta. Ja ma arvan, et need panused on tehtud valesti. Prioriteete on valesti hinnatud, ohtude tõsidust on valesti hinnatud ja mina arvan, et rahvastikukriis on palju ohtlikum kui kogu see asi, mida julgeolekuohuna käsitletakse. Veel kord, me võime ükskõik kui palju raha matta sõjandusse, aga kui meie enda rahvas hääbub, siis mis sellest pikemas perspektiivis kasu on? Ei oska mina vastata sellele küsimusele. Lahenduseks seejuures ei ole minu hinnangul opereerimine olemasolevates ideoloogilistes ja poliitilistes raamides. Tänagi oleme siin minu meelest kaugelt liiga palju kuulnud seda, kuidas meestes on probleem, isades on probleem, poistes on probleem. Eks ole, see on selline tüüpiline feministlikust taustast lähtuv hoiak, mis tegelikult ise võimendab seda vastandust meeste ja naiste vahel, kuigi on kõlanud ka sõnum, et mehi ja naisi tohiks vastandada, siis minu meelest selline kandev narratiiv täna siin on olnud just nimelt selline, mis on sellele vastandusele rõhunud. Kogu see narratiiv on kantud sellisest võrdsusideoloogiast, feministlikust ideoloogiast, eks, ja ka sotsialistlikust ideoloogiast, mille osaks need kahtlemata on. Aga selleks, et leida probleemile tegelikke lahendusi, me minu hinnangul peaksime mõtlema väljapoole neid ideoloogilisi raame. Kui koolidesse on viidud sisse riigikaitseõpetus, siis miks ei võiks viia koolidesse sisse õpetust, mis valmistaks inimesi ette perekonnaeluks, lapsevanemluseks ja abieluks? Kui me räägime sellest, et mehed ja noored naised ei ole põhimõtteliselt abielu ja perekonna võimelised, paljuski sageli tahetakse võib-olla lapsi, tahetakse perekonda, tahetakse abielluda, aga puudub selleks ettevalmistus nii perekonnast tulenevalt kui ka haridussüsteemist tulenevalt, siis see võiks olla elementaarne, et selles suunas liigutaks. Selle õpetuse osaks peaks kahtlemata olema ettevalmistus abieluks, vanemluseks, peaks olema ka nende vooruste teadvustamine, mis peavad inimeses olema välja kujunenud selleks, et ta üleüldse oleks suuteline perekonnaelu elama, abielu elu elama, lapse vanemaks olema. Muuhulgas peaks olema selgitus seksuaalsuhete tähendusest, milline väärikus ja vastutus nendega kaasneb. Peaks olema selgitus pornograafiaga kaasnevatest ohtudest, sest kui noored inimesed juba, ma ei tea, alla 10-aastases vanuses sukelduvad sellesse rõveduse maailma, siis nad põhimõtteliselt ma ei kujuta ette, kuidas nad peaks üleüldse suutma puhta pilguga vaadata naiste poole. Nii et siin on väga palju tegemata tööd ja ka poliitiliste otsuste osas on väga palju asju, mida saaks teha, aga ma ei jõua nendest rääkida, sest minu aeg on otsa saanud. Aitäh! Suur tänu!